Tervist, Miikal Parman siinpool teie ees üle pika aja koos tõukerattaga, sest oleks viimane aeg hakata uuesti tegema õpetusvideosi. Ning täna ma olengi selleks siin, et õpetada teile kõige põhiline teadmine ja selleks ongi tõukerattaga hüppamine. Nii et kui sul on olemas tõukeratas ja sul on pind olemas, kus harjutada, siis alustame. Esimeseks sammuks ongi soojendus, nii et teeme kõik liigesed selleks soojaks. Kui oleme soojendusega ühele poole saanud, siis saame minna esimese sammu juurde. Selleks me haarame tõukerattast tugevalt kahe käega kinni ning asetame jalad kindlalt tallalaua peale ning proovime esiratast üles tõsta käte abil. Kui sellega saate hakkama, on järgmiseks sammuks taguratta tõstmine, milleks me kallutame õrnalt ette, kuid olge ettevaatlikud, et ei kallutaks liiga palju. Esimesed kaks sammu on selged, tuleb kolmas samm, milleks on juba reaalselt hüppamine. Selleks siis me kombineerime need esimesed kaks sammu, tõstame esiratta ja nii, kui esiratas on õhus, proovime tõsta ka taguratast. Selleks, et oma pannihopp saada kõrgemaks, tuleb teil kasutada plahvatuslikku jõudu oma jalgades ning käsi. Kui te olete pannihoppi sooritamas, siis kohe, kui tõukeratas tuleb maast lahti, tuleb teil kätega tõmmata tõukeratas nii kõrgele kui saate, samal ajal kõverdades oma jalgu. Ja nagu näete, tõukeratas on maast juba päris kõrgel. Ja täpselt seda tulebki teil siis harjutada. Soovitan alustada rahulikult ning vastavalt siis oma oskustasemele aina rohkem pingutada. Selline näebki siis välja tavaline pannihopp, kuid pidage meeles, et ei kallutaks liiga palju ette, muidu te kukute näoli, ega te kallutaks liiga palju taha, sest muidu te kukute sellili. Ehk siis hea nipp on alati hoida raskuskese tõukeratta keskel ning maanduda turvaliselt kahele rattale. Ja siin oligi üle pika aja siis üks tõukeratta õpetusvideo teile. Ma loodan, et kõik oli selge. Kui midagi jäi teile arusaamatuks, kindlasti kirjutage video alla ja aitan teid hädast välja siis selle pannihopiga. Ja kõik, kes oskavad juba märkimisväärselt pannihoppi kõrgele teha, pange väike klipp näiteks Instagrami või Facebooki ja tagige Keertrepp ära, sest parimatele pannihopjatele paneme siis välja natukene Keertrepp nodi. Ja kui pannihopp on selge, saame minna järgmiste trikkide juurde. Kui teil on ideid, mis trikki ma võiks teha järgmisena, kindlasti kirjutage ka video alla. Nii et suur aitäh, et vaatasite, visake meile like, share, subscribe ja kohtume järgmises videos.